et me tahtsime siis seekord rääkida reisist Marokosse ja mis seal kõik valesti läks. Juba valesti läks see, et tegelikult me salvestasime seda Maroko podcasti juba paar nädalat tagasi, aga nii nagu reis siis läks ka see podcast omadega aia taha, et kui hakkasime pärast järgi kuulama, siis ei olnud ühtegi sõna normaalselt peale, et kõik rabises ja krõbises. Tublid. Jah, nii et ostsime omale uued uhked mikrofonid, jah. Loodame, et nüüd on kõik kuulda. Et kuigi täna Annikal kogu aeg külm millegi pärast ja kuna see meie sigarituba ei ole ikka päris. Ootame, kuni maja soojustatud saab väljaspoolt, aga talve värk. Aga mulle nagu sobib, aga Annikal on külm. Ja ma võtsin tee juurde, nii et kõik on okei. Aga ütleme nii, et see läheb selle Maroko reisiga väga hästi kokku. Mõtlen oma sigariga käima võiksin. Et otsustasime siis minna naistepäevaks kuhugi sooja, et oleks hea, sest siin on ju külm minul kogu aeg. Ja no mis saaks veel parem valik olla kui Aafrika. See Aafrika siis leidsime, et Maroko oleks äge, et Egiptusesse nagu väga ei tõmba enam. Ja siis saigi valitud Maroko. Ja miks me selle veel valisime, oli see, et seal oli võimalus minna õhupalliga. Ja õhupallilend oli, jah. Just. Et panime siit Riia kaudu minema. Ja siis Marokos maandudes meile soovitati või me lugesime vist kuskilt, et ja me neid foorumeid, et sealt raha mõistlik siis lennujaamas vahetada. Ja põhimõtteliselt on ka, et seal on see kurss on nagu oluliselt parem. Ja samamoodi tasub osta siis telefoni ja netikaart sealt. Sabast lennujaamast, et siis peale panna. Ja Gerdil on telefon 2 SIM-kaardiga, nii et kuna jõusaal toimib meil ikkagi läbi neti. Jah, siis peab olema Eesti numbri taga kogu aeg. Ja sealt taksosid tellida nagu selles mõttes hea lihtne, et seal on ametlikud taksomüügiputkad või sellises piletiputkat siis, kus siis lähed ostad selle pileti. Tookord maksis 13 €. Sinna hotelli siis sõit. Ja võetakse pilet ja lähed taksoparki, valid takso välja. Ja siis sõidad nagu ilma probleemideta linna. Et ei pea midagi kauplema või mõtlema, et selles mõttes on nagu fikseeritud ja ei ole hästi kõik seal. Et siis meil oli hotell hommikusöögiga ja rõduga, kuna Gert armastab sigarite. Kuna ma sigarit teen, siis palusin kus ja päike ja rõdu ja sigar ja kirjutasime ekstra veel bookingusse sinna sõnum, et pange mul nüüd meile palun rõduga tuba. Et ma teen sigarit, et vahepeal tahaks istuda äkki. Siis sealt saime vastus, et no problem. Ja siis kui kohal jõudsime, oli seal õhtul mingi administraatori trukk. Ja kui ta annes mulle toa võtmed, siis ma küsin, kas see on ikka rõduga tuba ja siis trukk vaatas tükka kemmelikult otsa mulle küsis, mis kui rõduga tuba, et meil ei ole ühte rõduga tuba, mis rõduga vastab. Ja siis ma näitasin seda vestlust talle ja siis ta ütles, et ta sellest ei tea midagi, et umbes, et homme manager tööl, et küsi kumagast. Nii et läksime tuppu, kus siis ei olnud rõdugi meil. No ei olnud hullu. Järgmine päev saime uue toa, kus oli rõdu. Koos üllatusega veel lausa. Järgmine päev siis oli manager ise tööl või siis sama, kes siis muga kirjutas ja läksime siis, küsisime ta käest uuesti, et kuule, tubasid meil rõduga tuba ja siis ta algul puikles vastu, et ikka neil ei ole ja siis andis teada, et kuskil viimasel korrusel mingi üks tuba nagu on rõduga ikkagi. Ja siis ta hoidis meid kinni seal hirmsasti tükk, aga ega meist aru ei saanud, miks ta meid seal kinni hoidis ja siis kuni me lõpuks sinna tuppa lubati, siis saime aru, miks meid kinni hoitud seal all, et seal üritati siis meile üllatust teha vabaduseks või nii, et see toa põrand oli siis roosilehti ja voodil roosilehti täis. Ja õhupallid olid toas ja no ikka vaeva oli nähtud korralikult, aga ütleme niimoodi, et rõdu seal oli, tuba oli natuke vanem. Tuba oli 2 korda väiksem kui see tuba, mis meil anti, et suuka väike kamorka oli. Aga kuna me lamenti rõdu pärast lõime, siis me selle toa võtsime. Ma ei tea, tundub, et mingi tööli tõsteti toast välja. Ja anti meile see rõduga tuba siis. Jah. Ja mis me edasi tegime?
aga selle hotelli kohta võib seda Aa, nii palju jaa. öelda, et see hommikusöök oli seal mega hea. Hommikusöök oli küll seal hea ja selles suhtes, et oli nagu okei, aga nagu ikka, kui me kuhugi lähme, siis me ju plaanime alati kuhugi liikuda ja sõita ja lennujaamast me autot ei võtnud. Sigut ennast ei võtnud jah, nii et me läksime tänava peale siis otsima jah. autot. Õhtul vihma, kallas mingi kaabuga vend. Mingi kaabuga vend püüdis mind kinni, ta müüs mul midagi muud tegelikult, ma ei teagi, mis ta seal müüs, kohvrid või asju. Ja siis me kõndisime veemal ära, siis ma mõtlesin, ma keerasin ümber ja küsisin, et kuule, et äkki sa oskad öelda, kust autot saab rentida ja siis see vend oli ka kiirelt vastama, et no problem, et ta leiab mulle, andis mulle WhatsAppi numbri ja ütles, et hommikuks on auto olemas, et ei ole probleemi. Ja ega ta selles mõttes ei valetanudki, et auto oli tõesti hommikul olemas. Sest meil oli võetud Marrakechi 3 ööd äkki või? Esimene, kui me jõudsime, siis üks, et linnas ringi käia ja üks siis oli see, et me pidime minema seda päikestõusuga õhupallilendu vaatama. Õhupallilennule minema, aga õhupallilennuks ju võeti nüüd peale, mis siin esi sõita. Ja. Et ühes auto oli hommikul olemas, aga me sama päev läksime siis õhupallilennule. Ja see õhupallilend siis pidi olema tõesti päiksese tõusuga. Tuldi mingist hommikul kell 4 päris varakult tuldi meil järgi, pidi hommikul varamast tuledal pimedas, saati meid sinna džiipide peale ja sõitsime ei tea kuhu. Et lõpuks jõudsime siis mingile lagedale väljale, kus see õhupallid olid, aga kuna kogu aeg tibutas ja sadas vihma, siis ta ikka sadas, ütleme nii. Et me jõudsime hetkel 6 pidi see start olema sealt õhupallidega, aga siis juba selleks ajaks oli vihm päris kõva, nii et öeldi, et lükkub edasi siuke tund, siis lükkus veel tund, nii et me olime seal 2-3 tundi. Päikesetõusuga lendu pidi olema hommikusöök, nii et tõstsid selle hommikusöögi meile ennem ja mingid tegelased seal üldse otsustasid, nemad lähevad üldse ära, kuna päikesetõusu mingit ei tule ja kuna on nagu päikesetõusuga ikkagi, siis nemad loobuvad sellest üldse ja nemad läks ära, ma algul isegi mõtlesime ka korraks, et lähme ära, aga siis seal oli üks naisterahvas, kes ma ei teagi, selle lennu või selle õhupalli saatjaga oli kaasas, et tema ütles, et ärge mingi, et kui vihm järgi jääb või ja sinna tõuseme, et siis see vaade on nagu selgem ja parem ja näeb kordades kaugemale, kui muidu võiks näha, et siis otsustasime ikkagi, et jääme sinna ja sõime oma hommikusöögi ära. Siis põhimõtteliselt tegi juba vihm järgi ja erinevatest nendest kohtadest hakkasid järjest tõusma need õhupallid, et kokku oli neid seal õhus küll vahepeal mingi 15-20 ikka. Aga ei, see kogemus oli nagu teistmoodi jah, kui me oleme muudes linnades käinud helikopteriga lendamas Las Vegasis kui New Yorgis, et siis seekord Marokos arvasime, et proovime see õhupalli ära. Ja see oli väga teistmoodi kogemus, et natuke ekstreemne jah. No tõus oli vinge, lendamine oli ka vinge, natuke vahepeal vaatasid, ega jumalast need mingid õhupallid seal omavahel kokku ei lähe, et see leek on seal ju päris võimas. No et pallipidi läksid kokku ikkagi seal meie ees. No jah, pallipidi läksid, aga maandumine oli. No maandumine oli. Meid oli korvis ka mingi 20 tükki on ju, suur korv on. Ja siis kõik pidid kükitama ja siis seljaga olema maandumissuunas. Jaa. See oli päris siuke. Ja siis, kui sinna lõpuks maha pandusime, siis lendas sealt džiibiga mingi siukene, džiibid ees mingid siuksed töömehi, kes seda õhupalli siis pepesid, et kes pidid selle õhupalli kokku panema ja siis nad läksid seal omavahel veel kaklema reaalselt, et kes millise õhupalli otsa kinni võtab. Siuke huvitav kaader. Aga kui see õhupalli seal lendsi tehtud ja tegelikult oli see siukene, isest oli äge, olgugi, et see algne plaan päikesetõusu näha oli ikkagi selles mõttes luhta läinud. Jah, vihm oli jälle. Natuke kõndisime seal vanalinnas ka ringi ju. Jah, sest me olime ju ühe öö olime veel seal. Et käisime seal vanalinnas, ega seal ongi see turg ja ega midagi siukest. Ega midagi siuke fancy linn ei ole, et selles mõttes. Vana kõik. Ta on suht sarnane Egiptusega, siis kui neid tänavaid mõelda ja muidugi samas räpane ta ei olnud, et mustust või siukest prügi maha ei visatud, aga seal vanalinnas olid need obukaarikuid hästi palju ja siis need hobuse sõnnik oli siuke, mis seal ikkagi haises korralikult. Ja seal turu peal ka oli see maitseaine turg, kus me käisime, siis seal oli nii kitsas, rahvast oli palju esiteks ja siis seal vahel sõitsid rollerid ja
tolmu oli nii palju, ma kogu aeg mõtlesin ise, et kui neid maitseaineid osta, et siis kui suur osa sellest nagu liiva on. aga see käsitöö oli huvitav, et see, mida nad kõike müüsid, seda samas nad seal kõrval ka tegid juba. jah, noh see oli niisugune huvitav, aga midagi osta sealt küll ei olnud. Osta midagi tõesti, niisugused linased riided ja mingid vaibad ja mingid näorätikud, et niisugused sussid olid mingid teravate ninadega ja nahassussid ja nagu hobuse kabjad seal, lehmakabjad, ei tea, kui üks teedrad asjad olid ühesõnaga. Et sai see nagu ära nähtud. Ja siis otsustasime, et paneme ookeani poole minema siis vaikselt linnast välja, jah. Kui meile igal pool meeldib nagu sõita, siis seal oli küll ühest linnast teise, kui nagu, ma ei tea, tühjus oli maha jäänud. Jah, see oli tõesti nagu siuke, ma ei oska öelda, nagu metsik lääs või siukene maha jäetud linnakesed. Koerad jooksid ainult ringi või siis nende kukuksklani riietega. Pruunid kapuutsiga hürstid olid seljas ja seal suurest linnast väljas need asulad, mis seal olid, et siis seal ega seal autosid aga liiklemas läinud, et põhiliiklusvahend oli siis eesli ja niisugused väiksed kaherattalised vankrid, rollerid. Et nagu reaalselt neid oligi mega palju seal. Ega neil juhilubasid seal ka kellelgi ei olnud, et nojah, kui see linna liiklustub mõelda autoga sõitmiseks, siis pead nagu 4-5 korda alati vaatama ja kindel olema, et sul sealt kedagi külje pealt ei tule, sest need rolleri vennad ei olnud nagu päris kindel, kas neil lubasid oli või kas neil on niisugune kohustus mingit lube teha, et need lendasid täitsa arusaamatust kohtadest, lendasid välja, et niisugune, no pidid igal juhul väga tähelepanelik olema just nende rollerite suhtes. Aga linnast väljas oli muidugi hästi rahulik, sellepärast nad seal siit eeslitega enamus. Tee peale väga ei kippunud, et tõmbasid seal kõrbe liiva pidi nad ringi. Aga üks asula, kus oli nagu rohkem rahvast, siis võtsime nagu hoogu maha, mõtlesin korraks välja minna, aga kui aru saime, et seal olid umbes 200 meest ainult selle platsi peal, siis Annika arvas, et ta ei taha sealt välja minna kuhugi, et need reaalselt olid käinud mehed, et ühtegi naist me tänava peal ei näinud. Kõik olid need kapuutsidega vennad oma eeslitega. Et ei kippunud seal väga välja minema. Ja me sõitsime... Üks vend üldse päevitas seal kuradi kõnnitee peal paljalt. Ma ei tea, kas ma arvan, et oli mingi laksu all. Seal Marokos vist nad närivad neid mingid, ma ei tea, narkolehti või mis asja need on, et tundus, et see vend oli päris mitu lehter on närinud vahepeal. Ma arvan, et oli tõus ära sõed. Et see oli päris huvitav. Aga ei, me jõudsime lõpuks sinna ookeani äärde, kus oli mega tuuline Essauriasse. Essauriasse, jah. Seal oli jälle sukkene. Kalaturule läksime. Kalaturule, jah. Annika sai seal omale... Austriad sain väga head, kohe ülivärsked ja €1 1 auster, nii et see isu täis. See oli üks Inglise vanahärra oli. Me läksime, siis ta küttis neid sisse, me läksime ära, siis ta ikka veel küttis neid sisse. Et andis ikka mõnusalt minna seal nendele austritel. Mulle nad ei maitse, et aga Annika sai oma isu täis seal. Ja mina sain ka isu täis. Aga see kalaturg oli äge ja seal on siis, kui Marokot üldse nagu Google'isse panna, siis viskab esimesena asjana on seal 100 linnad, kus on sellised sinised paadikesed, et me neid nagu otsima läksime ja need me ära nägime sellega. Siis me hakkasime liikuma sinna põhja poole veel ülespoole. Jah, järgmisest linnades. Järgmises linnas, kuhu me jõudsime õhtuks, mõtlesime, et me proovime ka majutuse selles kohalikus Riadis. Riadidesse, kõige soovitasime meile, et seal on Riadidel ikka need kohalikud hotellid, mis on siis nagu 4-kandilised, et väljaspool aknaid ei ole, aga seespool on siis hoovi pool aknad ja siuke hoova keskel ja siuksed, mulle natuke siuksed tundusid need veiderad ja creepid, et võtsime siis algu selle, aga no just ongi nagu vanglad, jah. Ja kui me sinna linna esiteks jõudsime, siis hakkasime kõigepealt söögikohta otsima ja siis kõik söögikohad kinni. Ja siis selgus, et me oleme tegelikult Ramadan ja olime jõudnud sinna. Keegi kuskilt juhatas meid kuhugi söögikohta, kust tagant kuskilt või ülevalt korruselt kobis üks tädi alla, kes siis tegi meile süüa. Lõpuks tegi süüa meile, jah. Ja kui pärast hakkasime ära minema, siis seal see mees, kes teenindas, küsis meid siis mingi summa, aga vaatasime üle, kuidagi natuke palju läks, et just aga las ta siis olla, et kui ta ekstra meie jaoks välja tuli. Ma ei tea, jah. Ma ei tea, palju see meie otsused asjad on, ja.
siis see naine vist, kes seda süüa tegi, see vist ju nad olid siis abielupaar arvatavasti, et see midagi ütles üks paar käredamat sõna selle mehele, aga me olime juba ära läinud, siis parklasse jõudsime, siis see mees jooksis meil järgi ja tõi pool raha tagasi praktiliselt meile, sest ju siis sai naise käest peapesu, et ta liiga palju küsis. Tahtis natuke palju saada selle. Huvitav jah. Selle õhtusöögi eest seal, mis ei olnud ka just eriti fancy, aga noh, kõhud me täis saime. No just jah, isest nad vastu tulid meile nüüd. Väljas vihma vallas juba, tuul oli päris kõvaks tõusnud ja üldiselt oli päris külm ka, nii et mul oli see bomber seljas ja päris külm oli. Nii et me läksime oma arust soojale maale, aga me saime ikka väga kohutavad ilmad seal. Ja kui me seal Riadi öö võtsime, siis seal Riadides oli nii, et... Seal oli õhksoojuspump oli seina peale, proovisime seda puldist käima panna, läksime sinna receptionisse, ütlesime, et see ei lähe tööle. Onu tuli, vajutas paar korda ühte pulti, teist pulti ja siis ütles, et ei, me toon teile õliradika. See pump oligi. Töötandki. Mingi vana õliradika, viskas selja seina, ütles, et väga hästi. Jah, väga hästi. Aga see Riad või selline, ütled, toad olid siuksed vastikult rõsked ja niisked, et ütleme tega seal... Ütleme nii, et kui sa lähed ikkagi hea kliimaga sinna, siis on hea ja tore ikkagi võib-olla, sest et see hoov seest on selline nagu veesilmaga selline ja apelsinipuud ja sellised. No ma ei tea, seda Janna tegelikult väga ilusaks rääkinud. Et see tegelikult oli päris kohutav. Ja need aknad ees, et kui meil on siuksed pakettaknad, nagu me oleme harjunud nägema. Sa ei oleks neid aknaid tähele pannud, kui seda tuult ei oleks sellist olnud, nagu see oli. Sest see logistas ikkagi niimoodi, et mina sain öösel magada 2 tundi. Et see oli ikka päris hull, jah. Ma ütlesin Gerdile, et mul on vaja wifit ja me ei lähe sinna põhja poole, sest see näitas ainult 600 kilomeetrit veel sõita tegelikult. 8 kraadi näitas seal. Ja siis ma otsustasin, et lähme sinna Marrakechi tagasi, sest ilma näitas natuke paremat seal ju. Ilma jah, avastada ei taha seda Aafrikat enam ja kui mujal näiteks, kui me Itaalias käime hästi palju, siis seal nagu mulle meeldib hästi sõita või USAs, et siis seal ma ütlen ausalt, ma seda sõitmist ei nautinud, et sealt linnast linna see liikumine tahtsid kuhugi suuremasse kohta saada, kus on inimesi ja kus toimub midagi ja kus... No ei olnud meeldiv ühesõnaga. Nii et tegime oma plaanid ümber ja hakkasime tagasi siis Marokko poole sõitma. Marrakechi. Või jah, Marrakechi jah. Just. Marrakechi liikuma. Seal näitas, et on ilm vähemalt 20 kraadi või 18 kraadi sooja, sest põhjas oli ainult 8. Ja siis tee peal planeerisime Marrakechi hotelli, mis oli muidugi hästi sukse uhke nimega. 4-tärni hotelli. Et võtame sukse vähe kõvem hotelli, 4-tärni hotell. Imperial oli nimi, mis nagu justkui vihjab, et on suke uhke suur hotell. Mentika sisse korra. Et uhke suur hotell, aga kui me nüüd sinna kohale jõudsime sinna hotelli, siis tundus, et see hotell oli umbes 40 aastat tagasi 4-tärni, et no ma polnud nagu kohutavad hullemat hotelli näinud. Kus duši all käisid, siis tuli vetsu vist? Jah, nagu vets ja siis duširuumi olid eraldi ruumid. Jah, uksed olid täiesti eraldi ruumid. Aga kus duši all käisid, siis tuli vesi. Vetsu põranda. Oi, see oli jõud. Ühesõnaga. Siis oli see rõdu uks, mida me lahti saanud ja põhimõtteliselt jõuga pidid lükkama seda ust lahti seal ja hommikusöögist polnud juttugi, nii et meil oli see esimese päeva hotelli oli üsna lähedal, nii et kuna seal oli hommikusel okei, siis me läksime ja ostsime seal nagu enda lisaks uue hommikusöögi. Et siis, seal oli tõesti hommikusöök hea, aga see Imperialis, seal ei, ütleme, nii see hotell, kui see kõik muu ei kannatanud absoluutselt mingisugust kriitikat. Ja selleks ajaks olime juba netis guugeldanud päris palju, nii et me otsustasime, et me anname selle auto varem ära ja me läheme lennujaama ja veel selle raha eest nii palju, kui meil selle autopäevadest veel tagasi ei makstud, et nad vähemalt viivad meid lennujaama ära, sest me leidsime uued lennupiletid ja me otsustasime oma puhkuse päästa, me vist Marokos olime 3 päeva kokku. 4. Või 4? Ei, 3. Must oli 3, 2 ööd olime. Või 3 ööd ikkagi. 3 ikkagi, siis me olime seal Riadis ka. Ja siis võtsin ühendust uuesti selle auto selle kabuvennaga siis. Andsin talle teada, et kuule, meil on küll 8 päevaks võetud auto, et
et kas on nõus mingit raha tagasi maksma, ja ilmselgelt ta polnud nõus, ütles ei, et noh, et tal on umbes kuskilt mujalt võetud see auto ja et tema ei maksa umbes midagi tagasi ja samas see oli see meie enda otsus ka ja nagu Marokost tuld tõmmata. No seal ei olnud midagi teha ikka. Et nagu väga ei pahandanud ka selle pärast, aga lihtsalt palusin siis talle, et no õnneks me suhtlesime taga WhatsAppis, et kirjutasime, et Google Translate'iga siis, et palusin tal siis, et äkki saab niigi palju, et ta viiks meid lennujaama siis ära. Ja seda ta kirjutas, et seda saab, et see ei ole probleem ja andku teada kuna ja mis. Ja just oli... Ja siis ta, jah, me tegelikult läksime veel viimasel päeval, tegelikult meil lend oli siuke õhtu niline. Nii et Annika siis Google'das otsis mingit katusepaari või mingit ja rooftopi leidsime launchi või sellist kohta, et kuskil lihtsalt aega veeta. Üleval ja kiigud olid seal ja sellised päevitamisalad ja no see oli nagu ilus, okei, aga lihtsalt ütleme basseini ilma enam ei olnud. Ja basseini ilma ei olnud, jah. Et väga ujuma nagu ei taht minna. Ja kõigile veel teada, et Marokko on ka selline koht, kus te siis rooftop baarides või siis nii-öelda turistikohtadest saate kokteili või alkoholi, et alkoholi muidu söögikohtades, et me vapralt lähtsime ühte grillbaari, kus me lasime krevette ja kõike teha ja siis Gert oli endale sinna õllega juurde, siis see härra pidi nagu lõug oli põlvedeni, et mida sa küsid. Et õlled seal ei, üldse alkoholi jah, baarides ja restoran kuskil nagu väga ei anta, et kui siis ainult kuskil vähe kallimates hotellides või siis on eraldi oli mingi alkoholipood, kuhu me lõpuks siis saime. Aga sinna sisenemine oli siis ainult passiga. Sa pidid tõestama, et sa oled turist. Ja siis sind lasti sinna sisse, et siis lubati sul osta rahulikult, mis sa tahtsid. See on nagu valikut isest oli, et... Muidugi oli, sest naistepäev oli vaja kuidagi päästa ju. Aga jah, kui naiste juurde jõuda, siis ütleme nii, et ma ei kujuta ette, et sinna naised päris eraldi läheksid nagu reisile või kui lähevad, siis peaks võtma kõik asjad kohaliku giidiga, et ma nagu mina ei annaks sukest soovitust, et naistel kahekesi minna sinna matkama seljakoti matka tegema, et see, ma ei tea, ühesõnaga, ma sukest soovitust teile ei annaks, et kui lähed mehega koos on okei, aga kui naised eraldi, siis kasutage kindlasti mingit ametlikku giidi või kedagi, kes teid juhendab ja viib neid turismikohtadesse. Ja turvalisuse koha pealt ongi täpselt töö ja päev on Marokko ja Dubai. Kuigi mõlemad on moslemiriigid enne. Aga see Dubai seda turvalisust ei ole mõtet nagu hakata. Et see on nagu täiesti teine level. Et ühesõnaga istusime siis seal viimasel päeval Marokos olimegi seal rooftopil ja teeme aega surnuks seal põhimõtteliselt. Ootasime oma lennuaega. Lennuaeg lõpuks saabus, siis sõitsime sinna, kust meile auto anti ja siis see mees ei viinud meid ise või ta andis mingi umbkeelse meile. Küll välja, et tee peal ma ei olnud päris kindel, kas selle vennaga lube oli, sest ma arvan, et ei olnud. Ei saanud aru, kus suuda tuleb näidata või suunatuld sisse lülitada ja no see oli... Ja kui me lennujaama parklas olime, siis ta unustas piduri peale panna või? Käsipiduri, jah. Eesoleva auto tuli oma pagassist asju välja. Siis takso, et meie auto ja siis oma takso vahele, sellepärast, et see vend hüppas autost välja ja käik oli sees ja kes seal peal olnud, et tõmbas tolle vennale küll otsa seal. Et no siuke kõva kaader. Pääsesime Marokost ja lendasime, ma ei mäletagi äkki mingi 2 tundi ainult. 2 tundi. Ja... Annika leidis siis Hispaania saare, kus oli jah, see, ütleme siis see reisi muutus läkski maksma oli täpselt siuke 50 €, et see tagasilend meil oli olemas, ütleme siis Londonist. Et me võtsime siis lennu Marokost Lanzarotile ja Lanzarotist siis Inglismaale. Londonist. Ja sealt Londonist juba oli meil siis see pilet olemas, et me siis kaotasime siukse... Midagi ei kaotanud. No me selles mõttes. No jah, ütleme, kokkuvõttes võitsime. Pääsime oma puhkuses, et Lanzarot oli nagu superkoht. Esiteks kliima seal ongi kogu aeg 365 päeva, 20 kraadi. Soe tuul, küll palju tuult, sest tegu on ookeani saarega. Jaa, ma ei praegu Marokkoga, mis oli. Üks hea positiivne asi oli see, et ma leidsin need sigarid olid need, mis need on siis? Horatio sigarid leidsime. Me otsisime tegelikult mulle neid Kuuba sigarid. Ja siis Annika leidis mingi sigaripoe, kus siis öeldi, et need on siis sarnased ja peab ütlema, et on ka sarnased ja ma olen tänase päevani truuks jääd neile. Neil truuks jäänud, et tõesti on head.
ühesõnaga nii palju ikkagi oli sellest ja Saksamaalt saab neid. tolku ja Saksamaast nüüd jah, üks sõber mul toob neid aeg-ajalt, kui mul nad otsa saavad jälle. Et siis ta nagu nõus sealt tooma saatma mulle. Aga Lanzarote jah. Super ilus. Mul endal oli algus siukene siuke kahe vahel. Te ei fänna meil Hispaaniat, ütlen kohe ära. Meeldi jah, et me ei olnud kindel, et kas see nagu okei koht, aga jõudsime muidugi jälle pimedas sinna. Hotell tundus pimedas ka siuke hästi suur ja mõnus ja taksoga läksime. Ja taksoga läksime. Ja siis seal, kui hommikul ikkagi meil oli apartment hotell ja 2 tuba ja rõdu ja päris siuke köök ja kõik oli nagu kahetoaline olemas. Ja kui hommikul rõdu peale läksid, siis said aru, et ikka oli õige valiku teinud. Jaa, see oli ikka. Et esiteks see pilt ja see ilm ja kõik oli Euroopa. Totaalne vastand siis sellele Marokole, et ei andnud enam mitte midagi võrrelda, et ja seal rõdu peal siis tiksusid meil papagoid. Rohelised papagoid, nii nunnud olid. Et siuke mega äge. Päris julged, nad tulid täitsa lähedale. Nakistasid. Et kui ma nüüd Marokosse, eks iga üks muidugi valib ise, aga kui Marokosse ma ei soovitaks reisida, siis Lanzarotile 100% soovitaks. Et selle saare võiks ära näha, et miks mulle see saar meeldis, jällegi on mega puhas. Seal Lanzarote saarel on kõik hooned olid siis lumivalged. Kõik hooned on maksimaalselt 2-korruselised. Üks hotell vist kunagi hästi ammu on ehitatud. Algselt vist oli 4-korruseline, aga see on ka ainukene vist kõrghoone vist seal, nii nimetatud. Et edaspidi on lubatud seal madalaid hoone, aga ta on siuke vulkaaniline saar. Ümberringi on tegelikult kõik siuke must kivim. Ja enamus kohtades on siis seda kunstmuru maa laotatud, aga seal on siis siukene stabiilne temperatuur kogu aeg aastaringselt ja vihma vist lubab ka ainult 3 korda aasta seal juhul, nii nagu need kohalikud meile väitsid seal, et see on siuke mega mõnus. Ilus, puhas, rahulik, vaikne, enamuses pensionärid või siis lastega pered. Jah, et ongi siuke hästi mõnus rahulik koht, et seal nagu mingit ööklubi, mingit vaibi või seda otsima minna ei ole pointi, et seal me ei nagu ei avasta, et oleks olnud. Võib-olla kuskil on, aga me ei ühesõnaga see tänav küll oli mingi kaubadänav seal. Jaa, kus olid need restoranid ja kõik melu käis ja karaoke. Paari asjad ikkagi olid, see oli pilardid ja karaoke, aga sinna jah, pigem on siuke 60-70 pluss vanemad inimesed, et kogunenud, aga kõigil oli lõbus ja kõik olid siuksed rõõmsad, et selles mõttes oli nagu äge. Ja hästi palju jalgrattureid oli, vaata, kui me auto rentisime. Autorent oli hästi lihtne, läksid hommikul, võtsid auto. Jah, 35 eurot oli päev. Tagatisraha nad ei tahtnud. Saar on nii suur, et saad selle ühe päevaga saad kogu saare läbi sõita. Isegi kui sa teed mingid peatused. 3 päeval võtsime auto eraldi. Mingid vaateid vaatamas, et siis jõuad ikkagi päevaga ära käia. Aga me võtsime ka teisel päeval. Kui ühe päev puhkasime, siis teise päev võtsime veel ja läksime naabersaare peale. Käisime veel sellel Fuerteventural, kuna meile soovitati seal loomaias käia. No me mõtlesime, et me oleme samasugune saar, et läheb saare peale ja põmm käib seal loomaias ära, aga see oli kordades suurem saar. See oli kordades suurem saar. Et sinna loomajad andis sealt sadamast sõita. Kui me pärast matkasime, see loomajad oli juba päris suur. Kui me tavastasime, et kurat, et kell on nii palju, et meile veel tagasi sõita, siis me käisime juba selle lõppu päris kiiret, aga vinge on selle loomaja puhul see, et kui muidu lähed loomaeda ja seal on 2 kaelkirjakut või 3 elevanti, et siis seal oli kõiki loomasid nagu palju. Et kui oli krokodilid, siis seal oli ikka 30 krokodili, ma arvan, et seal oli ikka jõhkrat oli. Et see oli nagu hästi vinge. Siuke võimas suur loomaed. Aga jah, seal peab natukene aega võtma, et on päris kaugel, ütleme sealt sadamast. Ja, et sinna loomaeda minna. Ja kindlasti peab hommikul endale juba selle laevapileti autokohaga broneerima, kui te autoga lähete, sest meie läksime lihtsalt. Vaatasime, et iga poole tunni tagant saab nagu laeva peale. Aga siis pidime ootama ja pärast kohe peab võtma ka selle tagasi pileti. No see ossimegi korraga tagasi. Aga jah, seda tasub nagu päev ette broneerida juba, et sa juba tead, et sul on koht olemas ja sa lähed juba, aga me suht jooksvalt vaatasime, et küll saab.
nagu me alati kõik teeme, küll saab. Küll saab, no sai. No sai, jah. Natuke kiireks läks, aga ise sai, jah. Jaa. Et panime tagasi ja siis käisime veel seal Lanzarotil, leidsin mingi siuke, ma ei tea, kuidas see on, koobas või? See oli või siuke, kutsusid siuke paradisi koobas, siuke hästi ilus, seal oli keegi siis. Ta oli nagu looduslik koobas, aga seda oli nagu tehtud ühe kunstniku poolt siis nii-öelda tehislikuks, tehis ja päris loodus olid ühendatud nii-öelda. See oli selline laguun. Veesilm oli tehtud nagu laguunina. Ja laguun koos koopaga. Mega ilus, ma praegu ei saa muidugi öelda, mis see koha nimi oli, aga kuna see saar on väike, et siis leiad selle rahulikult seal üles. Ja kindlasti meie highlightsist leiab üles. Ja, meil on jah, kui sa minu Instagrami lähete, siis seal on need olemas. Lanzarote all on kindlasti olemas. Et see, jah. Lanzarote on ilus koht, et seal võiks ära käia, kuigi söök oli hea, vein on odav. Ja vein on väga odav. Aga lihtsalt, et siit, kui Eestist minna, siis ta on siuke paras matk, et sinna otse lendu üle. Ja kallis on. Lenda kallis, jah. Eestist kallis. No Riiast oli ka, et tead, mis odav ei ole. Aga kes on Inglismaal, siis palun 25 naela ja olete kohal. Sealt on mega odav risk. Ryanair lendab päris tihti. Ja mis seal veel oli huvitavat? Kõik oli niisugune mõnus. Ühesõnaga kokkuvõttes 7-päevane reis või 8-päevane reis, et see esimesed 3 päeva seal Marokos läks totaalselt luhta, et siis Lanzarote nagu päästis kogu puhkuse. Kogu puhkuse, seal oli soe ja sai päikest võtta ja olid eurooplased ümber ringi ja ei pidanud midagi kartma ja keegi kaubelt suga seal kuskil ega tõmmad siit kuhugi putkasse, et only for you my friend, et see on niisugune hea rahulik koht, et kuhu tasub minna ja ongi täpselt see, et sa saad siin aastaringselt minna, et seal on kogu aeg suht sarnane soe temperatuur ja vihma praktiliselt ei ole, et selles mõttes on üsna kindla peal minek, et see reis võib olla natukene niisugune tüütu sinna, aga lend, aga isest nagu tasub ära, et alla nädala jälle mõtled muidugi sinna minna, et siuke mõnus koht. Ja siis tuli aeg koju ära tulla. Jaa. Kui me koju tulime, siis tegelikult meil oli veel plaan, et me Tallinnasse mingile peole. Nii et olime veel Tallinnas. Olime. Ja kui koju hakkasime sõitma, siis meile ketras üks telefoninumber sisse. Telefoninumber peale näitas mul nagu ära, et see on Maroko number. Mõtlesin, ma ei taha nagu vastu võtta. Aga kui ta juba seal 7 või 8 kord helistas meile tee peal, et siis ma lõpuks otsustasin, et võtame siis ikkagi vastu ja meie üllatuseks helistas mulle Marokost renditud auto omanik siis. Ja siis küsis siukselt, et teil on 2 päeva auto üle läinud rendi ajast rohkem päev. 2 sellepärast, et me ju jäime Tallinnasse 9 päevaks. Ja just 2 päeva, et kuna me see nädalast raha tagasi saanud, et oligi nädal aega justkui seal auto, 2 päeva üle läinud et siis ta küsis, et kas me tahame pikendada autot. Siis ma nagu ei olnud päris kindel, kas ma sain nagu aru inglise keelest, mis ta seal posserdas, et küsis nagu mitu korda üle, et mis autost ta räägib või millest jutt on, siis ta ütles selle auto margi. Ja siis ma ütlesin, et ei, me oleme juba kodus, et me ju andsime auto tegelikult. Me kasutasime autot ainult 3 päeva ja ma andsin teile auto ju tagasi. Ja te viisite meid lennujaama. Mille peale siis tuli see telefonist igas kõvas kõva. Mitte nagu meie peale, vaid seal 2 meest siis ise teisel pool telefoni otsa, midagi röökist üksteise vahel. Ja siis ta küsis uuesti, et kus me selle auto andsime. Et mõtlesime, et meid viidi lennujaama, et auto andsime tagasi. Et see sama, kes see Kaaboga vend oli. Õnneks ma olin siis need WhatsAppi vestlused alles. Ütlesin neile, et ma saadan neile screenshotid vestlustest. Saatsin neile vestlustest screenshotist, nad helistasid uuesti mulle tagasi ja siis ütlesid, et okei, et nad siis üritavad selle auto leidmise ise tegeleda. Ühesõnaga see vend, ma ei tea, kus see vend kadus, kes meid viis või see Kaaboga. Ma ei tea, ta ei osanud autoga sõita. Et ühesõnaga see auto jõudis ühest tükis Marrakechi tagasi. Oli lõpus kaduma läinud, nii et tänase päevani ei tea, kuidas see autorendi saaga lõppes seal, et meil seal mingi krediitkaart õnneks tagatiseks ei olnud, samamoodi polnud me seal mingit tagatisraha, et see, mis maksime sellest saime nii palju kui saime ja ülejäänust lihtsalt lasti meid üle.
ei no meid otseselt üle lastud, et selles mõttes me otsustasime ise varem ära minna, aga tundub, et üle lasti see vend, kelle auto see lõpuks oli, et. jah, seda ka jah. Et kas ta lasti raag üle või lasti kogu auto küll, et. et see tundus siukene huvitav. Aafrikasse me enam minna ei taha. Kindlasti mitte jah. Et pigem ikkagi kuhugi tsiviliseeritud kohta jah. Võiks jah. ja keelevääratus. Et praegult ei ole veel mingit plaane tehtud otseselt, kuhu nüüd minna see aasta kindlasti mitte. Järgmine reis on nüüd nädalavahetusel Rakveresse. Mitte nüüd see, aga järgmine, et siis on UFN. Et siis olete ka kõik oodatud sinna. Ja siis uuel aastal vaatame edasi, et ainuke plaan, mis praegu on paigas, on meil veebruaris Soome suusatama või lauta sõitma tähendab. Annika tuleb niisama kaas. No keegi peab putru tegema. Et kui ma nüüd eksi, siis see koha nimist oli Hanko äkki. Tahko või? Tahko. Tahkosse, okei. Tahkosse, et seal on meil mingi maja võetud. Õnneks saime läbi tuttavat kohe sinna tõstukit juurde, ühe mökki. Nii et lähme siis avastame seda suusamäge seal järgmine aasta. Kui ma ära ei külmu, siis tuleb sellest ka. Et eks me siis vaatame, kui huvitav see mägi on, et kas me siis teeme eraldi jutu saate või teeme stories, et ühesõnaga jälgige mu Instagrami või meie YouTube'i kanalit, et siis äkki siis räägime midagi. Järgmiseks aastaks on niikuinii veel mingid reise ees, et see küll esimene on küll siis Soomega, aga ilmselgelt lähme veel kuhugi veel, et kuhu Itaaliasse äkki paar korda. Et eks me järgmine kord räägime ka Itaaliast, et see on vist koht, kus me oleme käinud juba lugematu arv kordi, et ja viimased 3 korda siis. Viimased 3 korda Karda ääres. Just. Et see on, see ma räägin, et sinna vist võibki käima jääda, et seal on mida vaadata ja on kohti, kus käia. Iga kord. Et see on üks meie lemmik sihtpunkt. Itaalia. Aga nii palju siis meie luhtarenud Marokko reisist, et. Ja luhtarenud. Kui te tahate muidugi kõik ise kogeda, siis palun väga. Jaa, palun. Mõnel võib olla imeline kogemus. Meil on sõbranna, kes nautis oma Marokko reisi oma sõbrannaga ja väga tore. Meie lihtsalt sinna ei lähe. Ei. Ja nemad olid vaprad kahekesi sõbrannaga. Nemad olid kahekesi, aga nad kasutasid kiidi. Nii et kasutage teie ka, kui te lähete. Nii on natuke lihtsam. Turvalisem. Seal turvalisem ise avastada. Ma ei tea. Mujal võite avastada. Mitte seal, ärge seal avastada. Ärge midagi avastada. Nüüd, egas midagi. Tõmbame otsad kokku ja. Just, aitäh. Ja järgmise korrani. Tšau. Tšau.